Mõtlesin näitan teile, üle millise raja ma lähen. Kurat, parme on ülipalju. Kohati ei saa normaalselt sõitagi. Et osad lõigud on kohati päris ekstreemsed. Et vaatad, kas mahud oma lenksuga siit läbi. Lähed lenksuga läbi, siis vaatad, paunad pead ka mahtuma. Et see on suht nagu mitte jalgrattarada, et see on ikka, kui sa matkad seljakotiga. Et siis ai raisk. Palav, higistad, parmud. Võtab läbi, väsitab ära, aga samas matka point on ka see, et sa oled mugavustsoonist väljas. Et sa ei istu kuskil diivani peale, ei süga ennast. Ja ei mõtle, et see ongi elu, sest elu algab siin samas, kus ma praegu olen, mugavustsoonist väljas. Et ühesõnaga I feel great! Hello! Rapp. Palav ja vett oleks vaja, issand jumal. Kurat, te ju surete ju. Oled täitsa suremas siukse näoga. Jah. Vett ikka on teil. Viitina või viitna? Selles on küsimus. Ehk siis ma ei ole Viitnal, ma olen Viitinas. Siuke huvitav koht. Vaadake, siin on glamuuris ära. Nii ilus. Aga selles suhtes see on päris äge mõis. Et tegemist oli siis hoonega, mis ehitati 1500. aastal. Ja siin oli 1754 oli Barbara Julian von Grüdener. Siuke pihv. Ehk siis see oli mingi päris äge tädi. Ta oli jutlustaja. Põhimõtteliselt võiks öelda, et nagu mina. Ma räägin teile lugusid, te kuulete, te vaatate. Et aga ma arvan, et ta oli natuke teistmoodi. Ta kirjutas romaani nimega Barbara. Ma ei tea, kas te olete lugenud. Kes kirjanduses fännid on, siis nad võib-olla teavad. Ehk siis ta käis välismaal. Ta käis erinevates riikides, ta jutlustas seal, ta käis külaseltsides jutlustamas. Ta oli siuke nagu, ta ei olnud siuke, et nagu mingi kõva mõisatädi, kes umbes bla bla bla, fa, et ma olen nüüd mõisaproua, te peate minu taldu lakkuma. Et koha pealt oli natuke teistsugune. Et mingi onu tuli veetsest välja. Aga selle hoonega seoses oli veel see asi, et 1930 tehti siia kool. Et sellest, kui mõelda kohalike peale, siis tegelikult päris armas koolimaja võiks olla. Aga mis veel oli huvitav seoses Julianiga, oli see, et kuna ta oli siuke rahvainimene, siis ta mõttes proovis vähemalt teha. Vanasti talupoegadel ei olnud haridust ja ta hakkas talupoegade lastele pakkuma haridust. Ja ning ta tahtis teha 6-päevase töönädala laupäeva siis poolepäevaseks tööpäevaks. Tänu sellele tema siis see staatus ja kõik asi hakkas nagu mõisnike seas muutuma. Et talt taheti ära võtta mõisaproua staatus ja kogu see mõis. Kuidas see täpselt edasi läks, seda ma ei tea, seda saate te guugeldada. Aga Võromaa metsade vahel on siuke kena koht. Teinekord tulge läbi, vaadake oma silmaga. Muidugi, kui te ükskord siia peaksite saabuma, siis
on siin olemas siuke vahva koht, et kui teile kirjandus meeldib, nagu ka Julianile meeldis, siis te saate siit raamatukogust raamatuid, romaane võtta ja lugema minna sinna päisse kätte ja kui te ära väsite, siis te saate siia puhkemajja tulla. Et siuke tore kohake siin Võromaal. Järv. Ei midagi ebatavalist Lõuna-Eestis. Kui me põhjas oleme harjunud käima meres ujumas, siis siin on neid järvi nii palju, et lausa paha hakkab. Kohalikud käivad päris paljudes erinevates kohtades ujumas, et neid on siin palju. Ma olen kohas nimega Rõuge. Kui te geograafiatunnis ei maganud, siis te mäletate kindlasti seda, et Rõuges oli Eesti kõige sügavam järv. Ta oli 38 või 40 meetrit. Minust üks Wikipedia andmetel oli ta 38 meetrit. Rõuges on üks huvitav asi veel. Kui Rõuges ringi vaadata, siis enamus elumajasid ja elu toimub siin. Siinpool. Ma arvan, et Ameerikal on siit midagi õppida. Ja kui lapsed lähevad kooli, siis koolimaja on seal. See siin on mägi, videost väga välja ei paista. Aga kui nad tulevad koolist või lähevad kooli, siis nad lähevad mäest üles või tulevad mäest alla. Siis nad on vahepeal orus. Ja siis nad peavad jälle mäest üles minema. Ehk siis ma olen näinud ühte paksu poissi täna siin. Et ma ei tea, kas ta oli vist kohalik. Ülejäänud on kõik saladad. Ehk siis see mõjub kohalikele päris hästi. Aga Rõuge on siuke huvitav koht. Et kujutage ette ise nüüd 40 meetrit. Päris mõnus org. Ööbikoru pesapuu. Päris äge ehitis. Ma olen juba see suvi 3. korda siin. Täna on mingisugune maraton siin olnud. Sellest muusika mängib, rahvas chillib, hästi palju sportlasi. Ilm on väga palav jooksmiseks, veel vähem veloga sõitmiseks on ju. Aga see atribuut mulle meeldib.